Ma arvan, et koostöös õpe on alati olnud kõige olulisem. Individuaalõpe on muidugi oluline, aga lõppkokkuvõttes peab ikkagi grupitööd rohkem tegema kui individuaaltööd. Et sellepärast minu arvates peaks gümnaasiumites ka rohkem panustama just õppimisele, kuidas grupis töötada. Tähendab, minu arvates on mõlemad õpivormid olulised. Nii individuaalne õpe kui see koostöine õpe. Ja nad mõlemad peavad üksteist toetama tegelikult. Ja kui me räägime sellest õppurite omapärast, siis tegelikult on ka neid õppureid, kes ei olegi suutelised esialgu koostöös õppima. Nad ongi individuaalsed ja peab, arvestades nende omapära, peab ka neid toetama. Et kui me tahame õppureid, kes ei ole alguses sotsiaalsed nagu koostöösse kaasata, siis me peame tegema seda tasapisi, me peame neid toetama, me peame neile võimaldama individuaalset õpet, aga samas kaasama neid ka gruppi, et nad harjuksid ühiskonnaga ja oleksid valmis sotsiaalselt toime tulema elus. Et sotsiaalseid oskusi me saame ikkagi õppida koostöös lasteaias oluliselt paremini, et õppida märkama teist inimest enda kõrval ja õppida olema sõbralik ja abivalmis, et neid oskusi saab ikkagi koostöös rohkem. Aga individuaalne õppe, see on juba lähtuvalt temaatikast, et missugused huvid on sellel lapsel, mis tasemel see laps on oma teadmiste poolest, et mõlemad on olulised. Mulle tundub, et me oleme selle koostööõppega tegelikkuses jõudnud nagu natukene sellesse koostööõppe äärmusesse välja. Kindlasti ma ei saa öelda, et need üks oleks parem kui teine. Ma arvan, et me peame jõudma tagasi tasakaalu, et me kasutaksime neid mõlemaid võrdselt õppimise protsessis. Et õpetaja tegelikult ka planeerides ja suunates juba planeeriks nii iseseisvat üksinda õppimist kui ka koostööõpet suhteliselt võrdses mahus. Kindlasti kogukonnas õpitakse üksteiselt päris palju, kuid kogukonnas õppides võib jääda teatud puudujääk teemasse või probleemi süvenemisel. Nii et ma arvan, et kogukonnas õppimine jällegi täielikult ei asenda seda, mis inimene õppides peaks tegema iseenda kallal vaikselt ja individuaalselt. Mu vastus on siin tõesti, et peaks leidma tasakaalu individuaalse õppe ja koostööõppe vahel, sest on ilmselt päris palju teadmisi ja päris palju inimesi, kes omandavad ikkagi selle õige teadmise või oskuse iseenda läbimõtlemise teel, süvenemise teel, mitte siis teistega vesteldes. Minu arvates õppivas kogukonnas toimub selline suunatud eesmärgipärane protsess, millel on ka siis kindel juhtija. Et me võime nimetada seda õpetajaks või koordinaatoriks või tuutoriks või ma ei oska öelda, mis tol hetkel ühesõnaga selles kogukonnas on, aga et õppivat kogukonda minu arust iseloomustab just see, et see on suunatud eesmärgipärane protsess. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab õpikogukondade teket üle maailma. Kõik piirid on lahti. Väga lihtne on saada interneti vahendusel sõbraks, tuttavaks inimestega, kes on sinuga sarnaste huvidega. Ja läbi selle on võimalik üksteiselt õppida, saada kogemusi väga paljude erinevate inimeste, erinevate taustsüsteemidega, kultuurilise taustaga, sotsiaalse taustaga inimeste käest. Et see on üks fantastilisemaid asju, mis üldse tehnoloogia meile on andnud. Sellises kauges õpikogukonnas, kus inimesed võib-olla asuvad teisel pool maakera ja võib-olla, et pole kunagi kohtunud näost näkku ja ei kohtugi kunagi näost näkku. Võib toimuda isegi intensiivsem õppimine, kui siis, kui ma olen päevast päeva külje kõrval inimestega, kellega ma koos õpin, keda ma juba tunnen väga hästi ja kelle puhul ma ka tean, kelle seljas saab õppimise puhul liugu lasta.
õpikogukond tähendab minu jaoks eeskätt sellist inimeste gruppi, kes on koos ühise õppimise eesmärgil või siis ühise huviala arendamise eesmärgil, et antakse ideid omavahel, tehakse koostööd, jagatakse informatsiooni ja et õpikogukond on kas või see meie sama lasteaed. Et meie koos toimetame ühise eesmärgi nimel siin, ja saame toetada üksteist, arendada üksteist ja pakkuda ideid välja. Minu arvates õpikogukond on grupp inimesi, kes siis aitavad üksteisel õppida. Et see võib juhtuda nii koolisiseselt, alati tekivad mingisugused grupid õpilaste vahel, kes aitavad üksteist, et kui sõbral on vaja, sõber ei saa matemaatikast aru, siis võetakse kokku ja proovitakse kamba peale ära seletada. Või siis samuti praegu on väga populaarne see, et kõikidel klassidel ja gümnaasiumil veel eraldi on Facebookis grupp ja igast erinevatel tundidel on veel Facebookis grupid ja siis seal jagatakse siis vajalikku informatsiooni õpilastele. Et see füüsiline õpikogukond versus selline tehnoloogiline õpikogukond kuskil virtuaalselt. Need on täpselt samasugused nagu individuaalne õpe ja koostööõpe. Need on mõlemad head. Neid peab olema lihtsalt mõlemaid parasjagu. Ta soodustab väga hästi, et võimalused ühiseks suhtlemiseks on ju ideaalsed, et ma juba kodust välja minemagi, juba saan ka Skype'i vahendusel suhelda oma kogukonna liikmetega või teiste veebikeskkondadega, nii et ja õpikogukond ta võib olla täitsa ju hoopis teises riigist, et millega mina võin liituda, et minu meelest soodustab väga hästi. Digiajastul tehnoloogia kindlasti soodustab kogukondade teket. Õpikogukondade teke üleriigiliselt, üle maailma, üle maakera, see on see asi, mis tegelikult on tulnud viimase 10 jooksul alles võimaluseks. Ja see on suurepärane. Kindlasti kaasaegne tehnoloogia soodustab õpikogukondade teket, et kui varem võib-olla õpikogukonnad tekkisid ainult koolis, siis tänapäeval ju tegelikult me olemegi 24/7 ühes õpikogukonnas, et pidevalt telefonid piiksuvad kõigile, et kas paralleelklass on juba arvestustöö kätte saanud. Need õppivad kogukonnad on arvatavasti nüüd moodsamaks või levinumaks läinudki tänu digivahenditele või IKT vahenditele. No võimalus materjale jagada näiteks või võimalus ühiste dokumentide või esitluste või mingisuguse muu ajatelje või millegi muu kallal töötada. Et arvatavasti see võimaluste laienemine ise on põhjustanud kogukondade arvu kasvu. Et kuna neid kogukondi on tekkinud nüüd tänu IKT vahenditele ilmselt rohkem, kui neid oleks ilma nende vahenditeta, siis mõneti ma hakkan juba arvama, et võib-olla mõnes valdkonnas on neid kogukondi juba liigagi palju, õieti siis nii-öelda pakkumisi on palju, kus kõik võiks osaleda. Võime öelda, kas või ajalehe foorumid on üks võimalus ju mingil teemal kaasa rääkida. Või siis on nüüd õpetajate kogukonna lehed päris, kus jagatakse materjale või arutatakse mingisugust aineprobleemi. Digitaalsed vahendid kindlasti toetavad koostöösõpet ja ma tooks teise poole veel juurde, et digitaalsed vahendid toetavad ju koostöösõpet ka selliselt, et meil on võimalik suhelda, kasutades digitaalseid vahendeid, mitte ainult oma klassiõppuritega, vaid seda koostöösõpet Eesti Vabariigi piires või läheme väljaspoole, et moodustub see õpiring, ühesõnaga need huvilised, et see võib olla ükskõik kust väljaspoolt maailma, et see maailm muutub väiksemaks. See tuleb tegelikult ühe hiirekliki kaugusele. Õpetaja roll on olla hea koostöös töötaja, et
et ta suudab pakkuda omapoolseid ideid, ta suudab vastu võtta teiste pakutut, et ta suudab arvestada, et ta oleks tolerantne teiste arvamustega, olla innovaatiline. Õpetaja roll õppivas kogukonnas on kindlasti väga tähtis. Ma arvan, et õpetaja peaks olema siis see, kes suunab õpikogukonda. Et kuna temal on siis kõige rohkem kogemust, siis ta saab seda jagada õpilastega ning võib-olla panna neid mõtlema asjadele, millele nad ise ei oleks varem mõelnud. Õpetaja muutub tänapäeval ja järjest enam õppijaks. Et selle õppimisvõrgustik üheks osaks. Ma julgeks vast öelda ainult, et õpetajal on hea olla kursis sellega, teada, et mis kogukondades õpilased on, mida nad seal teevad, ehk kui seda annab teada saada, et see võib-olla liitub isegi pigem klassijuhataja tööga, rohkem kui aineõpetaja tööga. Nii et mulle praegu tundub, et sinna nina toppida väga ei saa ja võib-olla pole ka vaja. Pigem on siis juba, nagu öeldud, luua oma õpikogukond oma õpilastele ja tegeleda seal sellega, mida kool tahab.